real low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. No nii härrased, teine päev on kätte jõudnud ja minu seiklused Leedus jätkuvad. Hommikuks või tegelikult lõunaks oli juba kokku lepitud üks auto vaatamine ja kuna mul oli veel aega, siis ma läksin ühte teist autot vaatama, mida ma leppisin samal päeval kokku. Hommikust, sõbrad! Laupäev juba käes ja mul läheb ikka väga kiireks. Homme peab juba tööl olema. Mina olen veel Vilniuses ja mul pole veel ühtegi autot. Praegu seisuga kell on meil 10:30. Leppisin kokku ühe vaatamise. Nad on nõus mind kohe vastu võtma. Aga seal on üks teine probleem selle autoga. Seal on manuaal LPG. Visuaalselt kõik super, teksti järgi ka. Neil on kõik hästi selle autoga. Lähme kohale, vaatame üle. Peab kahjuks tunnistama, et ega mul neid variante siin pole enam palju jäänud. Aga 20 minutit 10 kilti sinna sõita. Kohal oleme siis. Vaatame kas. Kahjuks seda autot mul ei õnnestunud filmida. Autoks oli Lacetti, Chevrolet vist mingist aastast, manuaal LPG. Põhilised probleemid sellel autol olid see, et ei töötanud kliima, üks uks oli kinni kiilunud ja pagasnik ei tulnud ka korralikult lahti. Seega, see variant mulle tegelikult meeldis oma välimuselt ja seisukorralt, aga ma otsustasin, et jätan selle natukene hilja peale, mida ma lõpuks ka kahetsesin, sest paari tunniga oli see auto juba lännu. I got this part. It should be replaced and down. Kujutad ette, järgmine päev kell 12 on mul kohtumine automüüjaga. Tahan vaadata Opel Vectrat, automaat, LPG, kõik nii nagu ma tahan. Saan siis kokku, leppisin kokku taga, et hotelli juures saame kokku. Ja veestub kohale, lähen välja, esimene asi, mida ta teeb, näitab mulle pagasniku täis varuosini. Siis ma sain aru, et mul on kõik on perses reis. Tõenäoliselt seda autot ma ei osta. Kui esimesel asjana näidatakse mulle pagasniku täis varuosi, siis tõenäoliselt selle autoga ei ole ju mitte midagi hea. So this one itself like 300 euros, but I wanted to change, but if you would like to buy, you can do 50 euros you can give. This one's in the one both here and the one at the back. It's very bad because why I ask, because car go to the Estonia. You have the part, you can change it here and take it to Estonia. I can change it for you 50 euros, give the mechanics the car, we go back there. Okay. Also I have other car, I have Mazda, I have BMW, LPG like this. You have Mazda? What kind of Mazda? Mazda 3. Nii, vaatan ma seda Vectrat siis ja siis üks hetk see müüja teavitab mind, et tal on üks Mazda 3 LPG, automaat. Täiesti siuke auto on olemas, natuke kallim kui Vectra, aga sellegi poolest võib minna vaatama. Kuna ma teadsin, et ma nagunii seda Vectrat ei osta, siis miks mitte minna ja vaadata seda Mazdat? 2008. I can show you as well. This American, yeah? The American one, yeah. Okay. So you are the one who was talking about. Yeah. Siinkohal peab selgitama ühe asja ära. Kui eelmises videos ma rääkisin, et ma tahtsin ühte autot vaadata, mille omanik ei tulnud algselt kohale, ei vastanud ja siis teavitas mind, et auto on müüdud, siis nüüd selgub, et see täpselt see sama Mazda 3 on täpselt selle sama türklase käes, kes mulle praegu Vectrat pakub. Kurat, need on siuksed suslikud reisk, et nad üritavad, ma ei tea, kas nad said aru, et on mingi vend, kes tuli praegu siia Leetu ja üritab LPG automaati osta, et see kiirelt ostis siis oma, ma ei tea, sõbra, venna, sugulase, mis iganes rahvusest müüja käest auto ära, pani 5 sotti juurde, üritab mulle seda siis maha müüa. Ehk siis see auto, mida ma eile ei suutnud teha või eelmine kord, siis nüüd mulle pakutakse seda 500 eurot kallim.
I bought it yesterday from my friend. Yeah, you bought about 3,000, yeah? I bought it 2,800. I want to just earn 200 from this car. You want to take it? Like we can But talk about it. Its price was 2,300. 2,000. No, 400. 400, Yes, yeah. Yesterday I took it from her. I mean, if you want, you can see it. Like literally, look here. Yesterday I made the contract here. Where is my phone? You can check whatever in the car. Okay. But I will show you the contract. Yesterday I just made it. Me and Mu'tasim. About this Mazda, yeah? The Mazda, yeah. Okay. If you want to see it, we can go and I can No. see it. No, I don't want this. About I mean, 3,000. It's not. No, I'm not we can interested. talk about the price. For me, like, we can negotiate, no worries. And this one, the mileage 100,036, and the engine is quite clean. Yeah, I see. It's nice. No touch was in it. This one, the brake, the holder got a brake. Okay, they have just to return it back. But I drive it as usual, like for my work or for this one. Mm-hmm. This one, just you need the holders for it from there, and it will be just returned back. Be careful. So Okay. The condition. air conditioning Ferion. Ferion, you know the Ferion? The gas. It's empty. It's it's empty because last time it was filled up 2 years before, or something like that. Okay. Are you sure it's working? Yeah. How you will? I asked some guy. He told me like 60 euros the Ferion it will cost because Yeah, but do you He sure it's what he did, he bought one pressure here, and he put one here. I think I remember. And he told me if you want to fill it, 60 euros. So how much you want for Mazda? I know you want that, and No. It Doesn't matter. I mean, let me just one little bit. If we are talking as a car dealer, let me one little bit from this car. What do you mean? Like 2.9? You need 2.7, take it. This is my last price. Not 2.9, 2.7, just take it. We can make the waiver now and just take it. and there is everything's working in the Mazda. Yeah, yesterday. Air conditioner Yeah, and everything. everything, Everything. I mean, I showed you the contract yesterday. Yeah, I believe you. It's no problem. And where is the Mazda? It's far nearby. away from here? It is maybe 7 kilometers away. 7 kilometers. We can go together. Okay, let's see this car right before. Drive it. Yeah. So as I told you, there will be a little bit vibration because of these parts. If you just change it, everything will be okay in the car. LPG working perfect. This is the guarantee. Here is the guarantee for LPG. This one. Mm-hmm. Brake. Turn on. This is guarantee. Siinkohal kahjuks tuli mul katkestada filmimine. Ma ei tea, kas tegu oli keelebarjääriga või millegi muuga. Aga ta lõpuks sai aru, et ma filmin teda, kuigi ma talle ütlesin seda alguses. Tema millegipärast arvas, et ma tegelen mingi OBD-ga reis. Mis kuradi OBD-ga reis? Sul auto on peldik, milleks mul seda OBD-d seal vaja on. Aga jah, selle koha pealt ma pidin video lõpetama. No nii, sõbrad. Kell on, mis on, 12 juba rohkem. Kell on juba 2. Ja kuna tõenäoliselt mul ei õnnestu siit mingit autot leida lõppkokkuvõttes, lihtsalt kurb on see olukord siin, siis ma otsustasin, et aeg oleks võtta üks bussipilet tagasi. Aga mida ei ole saada, ei ole bussipiletit saada. Nii et ma hui teab, mida teha reis. Kas nüüd on nagu siuke variant, et ma ostan
mingi auto ja palvetan, et ma saan sellega tagasi Tallinnasse. Või siis, kui päris ausalt, siis ma tegelikult ei kujuta ette, mis see teine variant oleks. Nüüd peab hakkama siin mõtlema, leiutama, võib-olla peab mingi taksisti ära rääkima, et viskaks mind kas või Riiga ära mingi raha eest ja siis sealt juba Riiast vaatab edasi. Ja eks vaatame, mida teha. Eestis ma kogu aeg söön shawarmaad, näitan teile seda ja praegu seisuga tulin ka, siis proovin kohaliku ära reis. See on täpselt siin samas Balti jaama juures. Mis kuradi Balti jaama reis? Ehk siis Vilniuse bussijaam. Ma ütlen, et siin on elu nagu Balti jaamas, ma ei tea, umbes 10 aastat tagasi. Igal pool keegi juureis. Siin on ainult ainuke söögikoht, mis ma leidsin, ongi see sama kebaab siin. Aga ülejäänud kohad küll, kõik ainult mingid õllekad ja seal on mingid kohalikud ja poolelused ja mulle juba pakuti kohvi poole hinnaga osta ja paki sees kohe. Nii, aga ma söön siin praegu ära oma söögi, võrdlen sellega, mis Eestis pakutakse ja siis mul on 2 autot veel jäänud vaatamiseks. Kui nende seast midagi leia, siis kahjuks tuleb tunnistada, et bussiga homme hommikul koju. Mul õnnestus leida ümber istumisega üks reis Tallinnas. Võt nii. No nii, mis ma oskan öelda? Peenem, pikem ja kuivem kui Eesti oma. Kahjuks mina jään edaspidi ikkagi Eesti narko või Eesti shawarma sõltlaseks. Aga head isu teile ja... No nii, liigume vaikselt siis ühte autot vaatame. See on minu hotell, teine korrus. Ma kasutan jalgsi lähen üles, sest vaja kaalust alla võtta. Aga see selleks tellisin takso esimest korda, see on pulttaksoga. Ja vaatame, mis hinnad siis ka siin on. Õhtu oli kätte jõudnud, Mazda oli vaadatud, Mazda mulle ei sobinud. Kereprobleemid, mootoriprobleemid, kliima ei töötanud, ühesõnaga see oli konkreetne ajaraisk ja sellest türklasest oli nii vaevaline lahti saada, et lõpuks ma ütlesin siukse hinna, millega ta ei saanud nõus olla. Aga õhtu käes ja mul on võimalus veel vaadata ühte autot. Seda autot ma ei kavatsenud osta, ta ei sobi minu eesmärkidega, ta ei sobi mulle, kuidas ma ütlen, selleks, miks ma üldse läksin seda autot ostma. Aga kui ma nägin seda autot ja ma teadsin selle auto hinda, siis ma teadsin, et see on parim variant, mida mul üldse on võimalik võtta. Nii et sõbrad, naerge või nutke, võite sõimata mind, aga siin volevo fare il boss, ma quale rap? Orologi d'oro con i soldi della trap. Volevo fare il narcos, ma quale gang? Dico cose crude mentre mangio crudité. Volevo fare il boss, ma quale rap? Orologi d'oro con i soldi della trap. Volevo fare il narcos, ma quale gang? Dico cose crude mentre mangio crudité. Non lo faccio per finta, lo faccio per davvero. Tu bionde dietro e vegeta nel lato del passeggero. Sto andando su härrased E46 BMW. Sõbrad, see on auto, mida ma tõesti ei kavatsenud tuua. Mul ei ole plaanis üldse siukest osta. Miks ma ostsin, ma räägin sellest natukene hiljem. Aga see auto on kindlasti paljudele tuttav ja võib ka nimetada juba võib-olla natukene legendaarne. Need, kes ei tunne seda autot, internetis on, ma arvan, et sadu, kui mitte tuhandeid videosi sellest autost, või mitte konkreetselt sellest, vaid E46, nii et kui te vajate mingit lisainfot, siis otsige neid siis üles ja vaadake. Mina teile siin tutvustust ei hakka tegema. Ainukene, mida ma teile räägin, on konkreetselt selles mudelis räägin, mis tal siis peal on. 1,8 bensiinimootor, manuaalkast, tagavedu, rohkem siin midagi mainida ei ole. See on kõige lihtsam variant üldse vist BMW-st. Tal ei ole ei kliimat, tal ei ole nahksisu.
Tal ei ole elektrilist reguleeritavat, tal pole püsikiirushoidjat, tal pole mitte midagi. Aga kui tuua mõni märksõna sellest autost, siis ma peaks ütlema või tooma teile välja sellise märksõna, nagu see on ehtne leedukas. Ehk siis, mis ma öelda tahan, on see, et need hirmud või need kuulujutud või need asjad, mida te olete internetis lugenud Leedu automüüjate kohta, siis selles autos on need kõik teostatud või need kõiki asju te leiate sellest autost. Ehk siis katalüsaator välja lõigatud, paigaldatud on otsetoru. Armatuuris on ära kustutatud pooled kellad. Ehk siis kellade peal pool on ära kustutatud just seal, kus on turvapadi, check engine ja mingid veel märki ma nägin seal, mis seal olid. Tõenäoliselt on ära kustutatud, nende vist automüüjate arust on palju vägedam, kui üldse ükski tuli ei põle selle asemel, et põleksid kas või check engine ja sa suudaksid ära selgitada, miks see põleb. Tänu sellele ma ei ole kindel, et siin ka turvapadjad on. Tõesti, ma ei tea. Ja mind see tegelikult tol hetkel ei huvitanud, kui ma seda ostsin. Minul oli tähtis tehniline seisund. Ja siin kohal peab mainima seda, et auto on tehniliselt tegelikult sõidukõlbulik, ütleme niimoodi. Lasin selle auto siin teenindustöökohast üle vaadata ja toodi välja ainult 3 viga. Ongi katalüsaator, kokkujooks on vaja teha ja esituled on vaja korda teha. Kokkujooks, miks on vaja teha, sest seal on näha, et paigaldatud tutikad, õtshoovad on sinna paigaldatud, tutikas roolilatt on sinna paigaldatud, nii et selle autoga tegeleti, vahetati seal ära need asjad, aga mida ei tehtud kokkujooksu. Ja teatud lõikudel kuskil maanteel ma tõesti tundsin seda, et korraks ta kiskus. Ta sattus vist mingi soone sisse ja siis tahtis nagu hüpata. Midagi hullu ei olnud. Ülejäänud asjad siin, mitte mingid vibrasid, mootorid tossa, mootor töötab ühtlaselt, mootor on jumala ilus tegelikult selle BMW kohta ja ka kere on tegelikult päris korralik, et roosted on minimaalselt ja nagu ikka nendel autodel siis valusad kohad, esitiival on siin, aga ei midagi kriminaalset ehk siis läbivat roostet ei ole. Kui rääkida sisust, siis minul on siin täiesti tavaline sisu, nahksisu siin selles autos pole vist kunagi eksisteerinud ega ei eksisteeri ka. Aknatõstukid ainult esimesed, taga on vändad ja muud siin midagi vist mainida ei olegi. Võib-olla see, et seal on nende arust üks ägedamaid makke üldse maailmas. Muud selle auto kohta ei olegi. Ja nüüd kõige tähtsam, miks ma selle auto ostsin. Selle auto ostu põhjuseks oli see, et ma võin seda nimetada minu piletiks koju. Ehk siis, kui ma hakkasin vaatama, kuna ma ei olnud kindel, kui kauaks ma lähen sinna Leetu neid autosid vaatama, siis üks hetk ma juba arvestasin sellega, et ma ei tule tagasi autoga sealt Leedus, sest mulle midagi ei sobi. Ja tol hetkel, kui ma hakkasin vaatama, et mida on üldse võimalik saada, mis piletid, siis selgus, et ühtegi piletit ei olegi müügis. Seega ma pidin mingi auto ostma ja ma pidin seda tegema minimaalse raha eest. Ja siis sattuski mulle kuskil seal internetis silma ette BMW ja selle ma ostsin. Nii et sõbrad, selline Leedu reis mul tuli. Tõenäoliselt selle raha eest ma enam Leetu ei lähe, see on raiskamine. Sinna ei ole mõtet minna otsima selle raha eest, et autot gaasiga, et kergem on oodata siin Eestis neid autosid ja leida endale midagi sellist. Selle auto tulevik on tõenäoliselt mul maal. Kuskil ma teen sellest väikse rallika, võib-olla tõstan sisu tühjaks ja panen mööda kruusateed, naudin natukene ka elu, ütleme niimoodi, natukene noorust, kui võib niimoodi öelda. Jah, sõbrad, selline reis mul tuli, nii et ma tänan, et te vaatasite, kui meeldis subscribe, like ja kõik sinna kuuluv kommentaarid. Kindlasti keegi tahab midagi uurida selle auto kohta. Andke tulle, vastan teile hea meelega. Aga seni, sõbrad, järgmise videoni.